Tere hommikust, head vabariigi aastapäeva, täna on 24. Linda, kas sa tahad laulda Eesti laulu? Eesti mulle kallid tantsuleed, emmedissid vennatued, kallid tantsujälgätued, emmedissid vennatued, kallid tantsujälgätued. Ja, ükskord veel. Eestimaa, Eestimaa, mulle kallis oled sa. Eestimaa, Eestimaa, mulle kallid tantsuleed, emmedissid vennatued, kallid tantsujälgätued, emmedissid vennatued, kallid tantsujälgätued. Nii tubli, bravo! Anna. Praegu me siis valmistame kilo võileiba, traditsioonilist kilo võileiba musta leivaga ja ma mõtlen, kas ma teen munamääret või lihtsalt lõikan muna. Aga lisaks teen siis, ma mõtlesin, ma pole nii ammu teinud klassikalist Eesti toitu, hakklijakastet ja kartulit. Ja mõtlesin, et poest ostsin mingit kapsa porgandisalatit ja siis ma ei tea, kodujuustu kõrvale ja midagi väga Eesti pärast, sest viimasel ajal on kuidagi olnud pastad, risotod ja mingid takod ja niisugused mitte nii Eesti pärased toidud. Aga me siis nüüd jätkame, teeme võikusid aga jah, me oleme siin tegelikult tõbised. Et meil siin nüüd tuli niisugune korralik nohu minul ja Melindal. Ja ma mõtlengi, et homme äkki Melinda peab koju jääma. Aga mina pean küll tööle minema. Lisaks ma tegin magustoiduks kamavahtu, ma tegin juba need valmis, need on mul külmkapis. Ma tegin seekord vahukoore ja kreeka jogurtiga. Mul on siin need kile on peale pandud, aga siia põhja ma panin siis vaarikad, külmutatud vaarikad. Siis siin vahel on kirsimoos ja peal on lihtsalt marjad. Nii et seda me ka mingi hetk siis proovime. Loodan, et tuli hästi välja. Tere, mina siin. Täna on nii ilus ilm ja mõtlesin, et on jalutan natukene jälle. Täna on nagu tõesti mega ilus ilm. Ja ma tulin täna ühte teisele poole metsa jalutama. Ka huvitavad rajad on siin. Ma vist sügavale metsa ei julgegi minna üksinda. Aga ma käin siin metsaserval ja põllu ja metsaserval. Mega mõnusad metsalõhnad on. Ma naudin neid väga. Praegu siin kraavi ääres. Tõesti mega ilus ilm on. Kas see on maitsev või? Nii,
meil on siin pühapäeva hommik, 2. märts ja meie tegime eile küpsisetorti, mille kaunistamisega me täna lõpetasime. Melinda, kellele see tort on? Selle kokkutorti. Kelle tort see on? Kokkutort. Tort, kelle jaoks, kelle sünnipäeva puhul me tegime torti? Ei tuu vanaema torti. Ei olnud vanaema ju, vanaisa oli hoopis. Vanaisa. Vanaisa vampsile tegime, jah? Tegime torti. Et siis minu vanemad tulevad täna meile külla. Tulevad siis täna meile külla. Oota, mina räägin praegu. Me sööme kooki siis, kui vanema ja vanaisa tulevad. Ehk siis nad millalgi varsti tulevad, täpselt kellaaega ma veel ei tea. Praegu on kell alles 8:22. Melinda hakkab putru sööma, vaata su juuksed lähevad torti sisse. Jah. Hakkame siis praegu putru sööma, just pudru sai valmis ära. Pane näpud sisse siia. Nii. Ja siis vaatame, joonistame vanaisale veel kaardi ka, eks? Hakkame joonistama ka veel? Jaa. Jaa, okei. Muistada. Ei no, sa pead selle ka veel ära värvima, see ka mustaga. Ja siis mis sa tahad joonistada, lille või südame või päikese? Mis sa tahad veel juurde joonistada? Mäike. Äike teeme hoopis. Päike ikka, jah, päike teeme, okei? Aga päike on kollane, eks? Punasega me saame joonistada näiteks südame. Või südame. Teeme, päike, teeme lilled. Aga noh, sa poissunis võta need inimesed. Teeme südame. Iga poole. Iga poole. ¿Pero de qué planeta vienes tú? ¿Qué idioma es ese? Que no lo entiendo. ¿Qué tomate viene? Planeta de tomate. Mira que viene. Sí, me parece estupendo, Melinda. Me apunto. See nali. Es un mono. Es un mono. Tere hommikust, on käes 8. märts ja on laupäev ja me oleme Melindaga praegu kahekesi kodus ja Melinda mul sööb seal putru ja vaatab Loolala laulusid ja ma mõtlesin lihtsalt, et midagi läks silma. Et ma lihtsalt jutustan teiega natukene, et meil on siin olnud suht kiired nädalad jälle nagu alati ja siin Melinda eile jäi mul kuidagi imelikult haigeks, et või noh, ta kurtis lasteaias, hommikul oli kõik normaalne ja lasteaias järsku sain, õpetajad helistasid mulle, Melinda kurdab, et tal kõrv valutab. Ja alguses pidime nagu lihtsalt, nad pidid jälgima, et kas läheb hullemaks või mis, aga jah, mingi tunni aja pärast juba õpetaja uuesti helistas. Ja läksin talle ikkagi järgi poole tööpäeva pealt ja korjasin ta üles ja andsin valuvaigistit ja eile siis, kui valuvaigisti mõju hakkas üle minema, siis jälle nagu valu hakkas märku andma endast ja nüüd hetkel siis hommikul nüüd ma ei ole talle valuvaigistit andnud ja tundub, et Melinda on heas meeleolus, eks paistab õhtul siis, kas hakkab jälle tuikama. Perearstiga suhtlesin ka, et esmaspäeval lähme siis perearsti juurde ka. Aga ma siin vahepeal vist olin filminud ühe klipi, kus ma siin
möllasin ja mulda panin mingeid asju. Mäleta täpselt, kui detailse klipi ma tegin. Aga mul on siin nad juba mullast välja tulnud ja mõtlesin, et ma äkki siis räägin täpsemalt ka, et mis mul siin on. Siin on siis mul pandud, ma mõtlesin, ma proovin päevalille, ma ei ole kunagi päevalille seemnest pannud. Et ma panen päevalille ka, aga ma ei tea, need on nii pikad, et ma hakkasin muretsema, et iseenesest päevalill ongi suur lill, aga ma hakkasin muretsema, et kas nad on mul liiga pikaks veninud, et järsku ma panin nad liiga vara mulda. Kes on ise seemnest päevalille pannud, et kas oskab kommenteerida, kas see on nagu normaalne, et nad nii pikad on mul? Või äkki ma proovin ühe satsi veel panna natukene hiljem. Et jah, nad on muidu iseenesest tugevad siin, aga jah, jube pikad on. Ja siis siin all on mul, siin on siis mul lilled, suvelilled. Et siin on, ma panin kohe lobeeliaid seekord, ma panin eelmine kord nii vähe neid, et ma panin seekord kohe mõnusasti, sest nad olid tõesti ilusad sinised, sellised väikeste õitega ja seal on ju pigem ägedam, kui neid on suurem kogus. Siin on siis mingi uut sorti lill, mida ma pole ennem kasvatanud, mingisugune sädelev kasaani. Äkki ma panen siia külje peale kuskile mingi pildi sellest lillest. Vaatame, mis välja kukub. Siit mul midagi ei ole millegi pärast tulnud. Ja siis veel ma panin, siin on mul belly buttons on need siin, aga ma panen jälle pildi, et neid nüüd ka ilusti tärkasid siin, neid ma ka esimest korda nagu proovin siin kasvatada. Ja siis lavendliga ma proovin uuesti, praegu on näha ainult 2 lavendlit on mul siin välja tulnud, eks näis, kas teised ka tulevad. Siin peaks olema paprika, aga paprika siin, ma tean, et paprika tulebki hiljem. Paprika veel mõtleb ja siin on mul siis jälle tomatid. Ma mõtlesin, et mul ei tule igast seemnest, aga ikkagi tuli iga seeme. Ma panin igasse sellesse 3 seemet ja ikka tulid kõik ilusti järkasid. Siin on mul siis tomatid. Et ma arvan, et ega ma lõpuks panen ainult 2 potti. Ma arvan, maksimum 2 potti või maks 3 või eks paistab. Et jälle need kirstomatid, aga seekord siis mul peaks olema nagu, et mul varasemalt oli seal korteri rõdu peal, kus oli see päike oli hästi tugevalt ja nendel ei olnud nagu üldse sellist varjulist või nagu kogu aeg oli otse päike peale. Et seekord ma usun, ma leian nendele nagu sellise natuke parema asukoha, et nad ei kõrbe ära. Ma mõtlen need lehed nagu, tomateid ma sain ilusti, aga just, et need varred ja lehed nagu läksid pruuniks, et ja ma usun, ma leian siin nendele ilusama, mõnusama koha, kus nad ei kõrbe ära niimoodi. Vot, ja mõned seemned ma panen veel, aga natuke hiljem, võib-olla siin märtsi lõpus ja siis juba järgmisel lähevad otse mulda. Ja aias ka, et siin võib-olla ma pean oma puid ümber istutama, sest mul on siin aed on tegelikult torusid täis, neid maakütte torusid täis. Ja kahjuks meie maalapi all on ka naabrite torud ja mõned puud on siin naabrite torude peal ja ma natuke kardan, et naaber võib hakata kaebama. Et kui me neid siia istutasime, siis ma üldse ei teadnud nende torude asukohta, ma üldse ei mõelnud ka selle peale, et ma peaks sellega arvestama. Aga tegelikult siin, mul ei olegi tegelikult siin muruplatsil ühtegi vaba kohta. Või tähendab, üks koht on, mis kuhu ma tahan panna tegelikult kasvuhoone. Et ma ei teagi, mis ma nüüd puudega teen, et iseenesest ma olen guugeldanud ja uurinud, et nad ei pruugi midagi teha nendele torudele, et viljapuude need torud. Juured ei lähe väga sügavale, aga mine tea. Et et võib-olla ma panen pigem nad siis enda torude peale, mitte siis naabrite torude peale. Või ma ei tea, ma mõtlesin ka, et ma paneks hästi aia äärde hoopiski need puud. Ja nad on veel väikesed, et ehk kui ma nüüd see kevad nad ümber istutan, et ehk jäävad elama, et ei juhtu nendega midagi.
et mõtlesin ka hästi aia äärde panna, et seal nagu pean uuesti seda plaani vaatama, et kust need torud täpselt algavad. Nad minu meelest aia äärest päris ei läinud, et seal oli mingi vaba ruum ka, aga jah, selles mõttes on nagu kurb selle maaküttega, et reaalsus on see, et väga sa oled nagu piiratud natukene. Nojah, ja siis ma olen guugeldanud ja lugenud ka, et võib-olla mingid marjapõõsad ja ka marjapuud ei pruugi ka hästi vilja kanda. Aga eks jah, neis siis. Ühesõnaga, ja siis aiamaaga on mul ka ikkagi plaanid vist, et ma ikkagi teen nad kastidesse. Ma algul mõtlesin, ma jätan oma need peenrad nagu maa sisse, aga kuna meil see muld on niisugune kehmakene, hästi savine ja siin on näha praegu, et see vesi üldse ei lähe nagu maa sisse, et jäävadki nagu veeloigud lihtsalt pikaks ajaks niimoodi, et jah, vesi ei voola ära üldse. Või ei lähe ära üldse, et paistab, et vaarikad mul ei jäänudki elama, aga õnneks maasikaid vist ikka saame, et maasikad tundub okei. Aga vaarikatega läks jah kehvasti, et paistab, et me peame kastid tegema, et natuke kõrgemale tõsta ja siis seda mulda sealt alt natukene parandama. Ilmselt ka liiva sinna segama. Eks siis ma pean tõenäoliselt mulda tellima ja teha on üht koma teist ja siis loodetavasti jõuame ka selle terrassi pikenduse ära teha. Mis tuletab meelde, ma peangi hakkama võtma pakkumisi, et see ka siis töösse võtta asap, et oleks suvel juba koht, kus olla või siis kui juba ilmad lähevad nii mõnusaks, et saab terrassil istuda. Ja et tegemist on ja jah, et Herman on praegu Viinis, tal on seal mitu kontserti. Ja meie oleme Melindaga täna kodus ja, aga me olemegi siin suhteliselt kodused, sest kuna Melindal on see kõrvakene, vaatame homme, äkki homme lähme maale. Et kui ta tervis on hea, vaatame. Aga täna ma tahaks koristada, ma tahaks natukene Melinda riideid sorteerida, et ma panen tähele, et tal on juba kapis siuksed riided, mis on talle väikseks jäänud, et tegelikult need võiks sealt välja võtta ja kuskile ära panna. Ja üldse tegelikult vannituba vajab koristamist ja on veel kõvasti on teha, aga tööd on ka vaja veel teha. Aga ma arvan, et sellest vlogist tulebki võib-olla pigem fookusega siis sellele nädalavahetusele ja selle nädalavahetuse tegevustele. Nii, olen juba köögitormkonnas. Siin parasjagu mõtlesin täna teha riisisalatit. Jah, kohe paneme. Ja olengi siin praegu lõikamas paprikat ja mul on siin taustal üks YouTube'i vlogi, mul on siin porgandkeeb, mul on riiskeeb ja panen siis seda ka salati sisse. Nii, et kokkamine on täies hoos. Ja, mis päev täna on? Jah. Mis päev on täna? Täna on sinu sünnipäev. No tule vaata, meil on selleks üllatus. Palju õnne sünnipäevaks. Melinda, palju õnne sünnipäevaks. Sinu sünnipäev on täna. Tule siia, kallis. Tule siia. Palju õnne. Palju õnne sünnipäevaks. Sa oled juba 3-aastane. Ja. Peppa. See on Peppa. See on Peppa õhupall. See on Peppa õhupall. Ja mis siin veel on? Kingitused. Sul on siin kingitused. Vaata, mis kingituste sees on. Mis see on? Mis see on? Mis see on? Keepot. See on ju beebile pissipott mängimiseks.
nüüd sa saad panna beebipüssile. Teeme lahti selle. Teeme selle lahti. Nii. Aga jah, ma mõtlesin, et ma lihtsalt ütlen paar sõna siia. Ma ei ole väga tubli olnud siin vlogimisega teatud põhjustel. Aga jah, et siin meil on praegu siuke korralik sünnipäeva meeleolu kodus. Melindal muidugi praegu ei ole vist sünnipäeva tuju. Aga jah, ja me tegelikult olime siin, jäime eelmise nädala reedel, ehk täpselt nädal aega tagasi jäime, õigemini mitte me ei jäänud, vaid Melinda jäi kõrvapõletikku ja me oleme siin olnud haiged, et põhimõtteliselt praegu Melindal on ikkagi antibiootikumid peal, et tal on 10-päevane kuur, see kestab nüüd järgmise nädalani. Aga jah, et olime haiged ja Melinda on nüüd juba parem, aga ikka antibiootikumi kuur on meil peal, aga mina siin ka sain mingisuguse nohu, nagu alati. Aga see on ikka tavaline. Sina oled süda või? Muidugi oled süda, minu väike süda. Näita oma ilusa kleiti. Sul on sünnipäeva ilus kleit ju. Tee keeru, näita. Tee seal keeru, jah. Oi, kui ilus. Nii ilus. Happy birthday to you. Pepa tuli ka keerutama sinuga, jah? Igal juhul ma siis teen siin praegu kodukontorit, kuna Melinda lasteaeda ei saa minna ja tegelikult ma peangi nüüd tööd edasi tegema, sest tööl on suht kiired ajad praegu. Ja näeme järgmises klipis. Tere hommikust, on laupäev, on 15. märts ja me siin keedame putru. Melinda istub mul siin laua peal ja tegin just smuutit ja Melinda sööb lusikaga mul seda smuutit ka. Ja mul on siuke plaan, et ma mõtlesin, ma teen täna kartulisalatit ise. Või pool ise, sest mõned asjad on valmis lõigutud juba. Ja mul ongi siin eile ma keetsin valmis kartulid. Ja ise valmistab omal putru. Ja siis jah, ma olen omale mingid asjad valmis tellinud. Nii et mul on, oi, plekikene tuleb siia ettevaatusteks, muidu tuleb ilusa kleidi peale plekid. Oi. See on must sõster ka, siin taha hästi maha tulla pärast. Ole ettevaatlik, eks? Võtta pigem pähe ja tubli. Ja ehk siis teen kartulisalatit ja kuna aega on vähe, siis ma pean suht toimetama ja kujutage ette, ma unustasin Melindale koogi tellida. Ma unustasin, see on ju kõige olulisem osa. Ja ma lihtsalt unustasin. Nii et ma pean nüüd vaatama ruttu, kas Woldis on veel tänaseks midagi võimalik saada, mingit normaalset kookitorti. Kui ei, et siis me peame Melindaga koos minema poodi veel, et ma arvan, et külalised on siis Herman ja minu vanemad. Et nad jõuavad peale lõunat ilmselt, võtavad Hermanni lennu pealt peale ja lennuki pealt ta saabub Viinist täna. Et jah, et mul on siin, kell on praegu 8. Aga jah, ma pean siis tegutsema ja eks ma siis näitan vahepeal, kuidas kulgeb. Kartulisalat on nüüd valmis ja põhimõtteliselt laud on ka kaetud ja võtan siis külalisi. Kartulisalatiga läks natukese nihu selles mõttes, mul ei olnud kodus mitte ühtegi sibulat. Nii et ma palusin emal tuua sibulat kodust, et ma ei hakka sibula pärast ometi poodi minema. Et kui tal on kodus, et ta võtab siis kaasa. Ja nüüd tegelikult aeg on juba sealmaal, et nad kohe peaksid jõudma. Nii et ma teen nüüd Melindal ka kiiresti patsid pähe ja siis saame tema sünnipäeva hakata tähistama. Ma natuke koristasin kodu ka, nii et ma olen olnud ekstra tubli. Melindal on siin meil oma mängunurk tekkinud. See on väga tuttu või sulama. Nüüd puhu ja kustuta ära nüüd niimoodi puhudest. Puhu peale. Nii. Üks veel puhu veel.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Bien. nii , ja nüüd hakkab Melinda sööma torti. nüüd me saame ära süüa torti. ära süüa tolti. ja aga ma toon sulle nüüd selle noa. kas need võib juba võtta või? võta ära vist jah. nii lühikeseks ajaks saime. kus on sul see karbilabilas ka? mul ei ole jah. ma mõtlesin äkki selle laia noaga. Melinda, ¿estás feliz? ¿Sí? jah , Qué bien. No, ei tohi puudutada niimoodi ja siis sa teed niimoodi, ei tohi. Ei tohi. kankike katki . mul äkki läks katki, meil on siin pannkoogid tegemisel. laud on kaetud ja Melinda ma tahan pannkooki süüa . ja tema tahab juba ammu pannkooki süüa. ma tahan pannkooki süüa . me peame natuke veel kannatama. ei , jaa, ei mina tahan . oi, kukkus. Plaanin minna praegu siis kosmeetikusse. Pärast räägin lähemalt, mis ja kus ja mida. Nii, olen siis kosmeetikust nüüd välja saanud ja ma olen nüüd sõitnud teise kohta, ma olen autoparklas praegu ja ma olen kuskil tuttavas kohas ja masendav, milline kevadine tolm on siin maanteel. Mul on nii hea meel, et me ei pea enam siin olema. Selles mõttes kevadeti on see ikka masendav. Aga miks ma siin olen, on see, et ma tahaks, või tegelikult on aeg, mitte et mina tahan, aga on aeg välja vahetada meil see Melinda turvatool. Ja ma mõtlesin, ma lähen vaatan sinna Nordbaby'sse, mis variandid seal on, mis valikud seal on. Ja jah, et lähen vaatan ja küsin veel paari asja, ma tahtsin seal välja selgitada. Ja siis ma tegelikult tahaks minna Sportlandi või mingisse spordipoodi. Ma tahaks omale uusi mingid vaba ja jalatseid. Ja mis veel mul oli plaanis? Ma mõtlesin, et läheks äkki Kaltsukasse. Ma ei tea, kas ma jõuan sinna või mitte, aga mõtlesin, järsku läheks, vaataks kuskile Kaltsukasse. Ma ei ole Tallinnas kunagi käinud Kaltsukas ja ma olen seal Raplas, ma olen küll käinud ja sealt ma olen huvitavaid asju leidnud, aga Tallinnas ma ei ole käinud. Ei, mis ma valetan, olen ikka, ma olen USA Today's käinud. Kunagi käisin. Need on vist praegu ka veel alles, aga praegu mõtlesin minna äkki Pavlisse. Ja siis oli veel üks nagu suke vintage või mingi suke nagu, mitte vanavara, aga nagu vintage kodusistustarvete nagu teise mis on nagu kasutatud asjad, aga nagu siuksed huvitavad ja ilusad ja erilised. Ma tahaks nimelt mingit lillepotti ja mina tea, võib-olla on veel see midagi põnevat. Ma tahaks lillepotti jah, mingit natuke suuremat, aga madalamat nagu jah. Ühesõnaga, siuksed mõtted on mul täna, et mul on siis, täna ma olen üksinda, nagu te aru saate, et mul last kaasas ei ole. Herman on lapsega kodus. Ja jah, aga praegu ma olen käinud seal Nordbaby's ära ja vaatab edasi siis. Nii, ma nüüd olen sealt Nordbaby's tagasi ja sain oma küsimustele vastused ja siis ostsin ära ka Melindale uue turvatooli, et sai roosad värvi, aga see mul pagasnikus praegu, et kodus hakkan seda siis installima autosse. Ja ma ei teagi, mis ma sellega teen, et võib-olla peaks müüki panema, vaatab. Igal juhul jah, on olemas ja nüüd liigun edasi siis, ma arvan, kui ma olen siin järvel, äkki ma käin seal järvekeskuses, Sportland oli seal vist jah, et ma lähen käin seal. Vaatan, kas ma leian mul jalatseid ja jah. Ma olen ikka siin järvekeskuses ja kell on mingi, ma ei tea, mis kell on, hakkab vist 12 saama, ma tunnen, mul on kõht tühi ja ma võtsin omal ühe smuuti.
ja ma liigun siis nüüd sinna Paavli kaltsukasse. Ma ei tea, mul ei ole lootused väga kõrged, sest mulle tundub, et linna kaltsukatega on nagu see, et palju inimesi käib läbi sealt ja tõenäoliselt paremad asjad on juba ära võetud, et maal nagu võib-olla on see, et sul on suurem tõenäosus millelegi heale peale sattuda. Heale leiule. Aga ma lähen vaatan, ma annan võimaluse. Ja siis ma liigun koju, ma arvan. Nii et kodus mul on vaja tõenäoliselt natukene veel seal näpud mullaseks teha. Ja üldse kodused tegevused vajavad tegemist ja jah. Mis ma siit Selverist sain? Ma jalatsid ei leidnud omale. Ma ei tea, nii igavad jalatsid on tänapäeval müügis, et ma tahaks neid mingid Nike Air Max'e või mingid, aga mitte valgeid ja mitte musti ja mitte musta valgega, aga mingid värvilisi. Mingid, ma ei tea, pastelseid või midagi, aga ei ole nagu jumala kehva valik on. Ühesõnaga, siis ma läksin Selverisse ja võtsin oma smuti ja mul hakkasid silma siuksed, ma ei tea, kas need on hea kvaliteediga sibulad, aga võtsin freesiaid. Ma ei teadnud kusjuures, et sibulaid saab kevadel ka panna mulda. Ma panin sügisel tulpe ja neid krookuseid ja mingeid asju ma panin veel. Midagi seal mul tulevad. Ja siis ma võtsin veel mingeid siukseid ka. Ülase moodi lilled. Ja ma vaatasin, neid saab potti ka panna, et ma mõtlen, kas äkki panna potti või peaksid õitsema. Need peaks õitsema, see frees peaks õitsema siis juulist kuni septembrini ja see ülane maist kuni juulini. Et see õitseb parem. Järsku ma panengi potti niimoodi, et erinevatel aegadel. Ei tea, kas niimoodi tohib teha või? Ma panen. Mis ikka juhtuda saab? No ma proovin. Igal juhul. Jah, siuke värk. Aga ma liigun sinna Paavlisse siis ja vaatame. Kui ma sealt midagi leian, siis ma teen teile hauli ka. Nii. Okei, mul on käidud. Ma nüüd võtsin ühe paki ka vahepeal. Teeme selle paki esimesena lahti. Ja siis ma näitan, mis ma sealt Paavli katsukast sain. Siin peaks olema ühed teksapüksid. Ma ei tea, kas need mulle jalga lähevad. Paistab. Jalgast tellitud. Tundub, et lähevad küll vist jalga. Võib-olla isegi suured. Aga need on siis siuksed püksid. Ja tunduvad stretchid. No need võib-olla isegi on mulle suured natuke, aga noh. Pääsid need üleval püsivad, eks siis paistab. Kas püsivad üleval? Okei, siis Paavlist, mis ma sain Melindale paar bluusit koduseks. Üks kõrge kaelusega bluus. Need peab läbi pisama. Miks on kaltsukatel siuke spetsiifiline lõhn? Igas kaltsukas on sama lõhn. Siis sellise nuinuka südamekestega bluusi. Siis paar teisärki Melindale hobusega ja siis all on satsid. Siis üks selline bluus. Sellise kirjaga. Ja siis
mul endale ka üks pluus ausalt öeldes. Ma ei tea, minu meelest seal ei olnud eriti valikut. Ja päris palju aega läheb nende lappamisega seal. Aga noh, ühe pluusi sain endale. Sellise. Ma loodan, et ma saan selle tööl kanda. Nii. Ja siis ongi kõik. Nüüd on mul koju minek. Ja mul on veel mõned asjad kaasa võetud, mis peaks keemilisse viima, aga seda ma viin Viimsis. Ja ongi kõik, aga nüüd ma tõmban siis selle video otsad kokku ja ilusad kevade algust teile. Ilusad ilmad on. Tänagi on mul auto näitas 14 kraadi sooja, päike paistab. Et ma tegelikult tahangi kiiresti koju, et saaks ilma nautima hakata. Ja tšau-pljau, näeme järgmine kord.